Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Tere kuulajad, Autotund on eetris, stuudios Tarmo Tähepõld Autogeeniuse portaalist ja saate külalise ja kaassaatejuhina Karl-Erik Idasaar samuti Autogeeniuse portaalist. Millest täna räägime? Räägime, et noorklassikud kohtuvad, seda, et Goodwoodi festival isegi toimub. Jälle mitu uut ja mõned isegi päris huvitavat elektriauto uudist. Ja siis üks tõeline Ameerika auto uudis Fordilt. Maserati teeb nii sportautosid kui ka, kuidas ma ütlen, ökomobiile. Ja proovisõiduautode osas on olnud Karlil näiteks Honda Jazz Hybrid, mitmeid kupee Mercedeseid ja tegelikult veel päris mitu autot siin viimase 6 aja jooksul. Ja vaatame, kui mitu me neist läbi jõuame käia. Nii, aga meie eelmine autonädal, kuidas siis läks? Mina olen tagasi oma puhkuselt ja kuulsin, et Karl, sa oled omale vahepeal ühe uue auto ostnud. Millega on tegu? Täpselt nii. Tekkis vajadus uute rataste järgi ja kuna ma olen täpselt selline inimene, kes ei ole võimeline sõitma tavapärase ja normaalse ja mõistliku autoga, siis loomulikult ma läksin ja ostsin omale 700 euro eest ühe vana 1988. aasta Saab 900. Saab 900? See on nüüd see, ikka päris selline tankikujuline. Ta on nagu võrdlemisi robustne. Kas see on turbokas? Ei ole, see vabalt hingav. Ja kui vabalt ta siis hingab, et mis tal seal kapoti all on? Natuke liiga vabalt, et tal on 2-liitrine 74 kilovatine mootor passis karburaatoriga, et iseasi palju seda jõudu seal tegelikult veel järgi on. Aga ütleme, et linna vahel nagu otseselt jalgu ei jää jah sellega. Aga sõidab? Või on juba jätnud tee peale ka? Ei, sõidab täitsa ilusti, et see long on nagu väga hästi säilinud, et originaalraadio on ja asjad, et siukene mõnus retrokogemus, et töötab, et loomulikult, et mingid asjad kolisevad, nagisevad, et eks ta on siuke odav auto ka, aga kurta tegelikult ei ole millegi üle. Ma just mõtled, kui mina ostsin omale 900 euro eest Alfa Romeo, kuhu ma olen nüüd küll pannud siin peaaegu 3 korda sama palju juba sisse erinevatel põhjustel ja mitte ootamatult, vaid ma tegelikult teadsin, et need kulutused tulevad, siis 700 eurone Saab, see tähendab seda, et ta on kohe sõidukorras. Ülevaatused, kõik asjad olid olemas. Jah, ülevaatused kehtivad sügiseni ja põhimõtteliselt kalla ja talla. Aga näed, et sügisel läheks uuesti läbi või kuidas näiteks roostega on või? Põhimõtteliselt, et uste ääres nagu natuke kobrutab, aga otseselt nagu ei ole vigagi. Värv on tuhmunud ja põhi on ilus. No selge, nagu kuulete, 700 euro eest saab omale täiesti sõitva Saabi, mis on muuseas klassik ja haruldane auto, sellepärast et neid ju enam ei toodeta. Minu autonädal möödus põhimõtteliselt ikkagi samas kohas, kus ma eelmine nädal olin, aga ma tahtsin teha paar täpsustust. Üks oli see, kui ma rääkisin eelmine nädal sellest Kreeka klassikaliste autode traagilisest olukorrast, siis ma külastasin ühte kohaliku klassikuklubi juhti ja ta tõi tegelikult ikkagi välja, et selle oma, kui sul on need klassika numbrid, siis sa võid sõita pühapäeviti. Et nii hull ei olnud, et kuigi ma hästi mässumeelsena arvasin, et ma osalesin illegaalsel klassikute kokkutulekul, siis selgus, et mul oli alguses vale info ja tegelikult oli tegemist täiesti legaalse sündmusega. Kõik muu kehtib jah, et kui muul ajal tahad sõita, siis peab olema sul selle klassikaklubi mingi üritus ja remonti võid ka sõita, aga muidu mitte. Aga teine samuti asi, mida ma siin paar nädalat tagasi virisesin, oli see rendiautode teema. Viisin nüüd oma rendiauto tagasi, ootan, et kõik minu deposiidid ka tagasi kantaks. Hetkel tundub, et ühtegi probleemi ei olnud. Küll aga ma sain ühe kogemuse, mis taas näitab, et mul puudub igasugune usaldus kogu selle businessi vastu. Sõitsin siis Ateenast Riiga lennukiga ja ümberistumine, et saada Riiast Tallinnasse, oli 7 tundi. Ja siis oled seal perega, meid kokku 4 tükki hakkad arvutama, nii me oleme põhimõtteliselt 10 tundi on vaja koos lendude ja kõigega, järelikult me peame sööma.
Riia lennujaama toitlustus on kallis, see-eest aga kehv. Et lööd seal siis oma võimalikud kulud kokku ja mõtled, et aga võtaks rendiauto ja sõidaks hoopis Riia lennujaamast Tallinnasse. 4 tundi sõitu, et ikkagi peaaegu 3-4 tundi varem saab koju ja kulud enam-vähem samad. Panin siis nendesse rendiauto taotlustesse, et ma tahan võtta Riiast auto ja drop-off point, seal saab kohe ekstra valida, ei ole sama koht, kust ma võtan, vaid ma jätan ta Tallinnasse. 1 päev, kõik, väga head hinnad tulid. Tuli välja, et ma saan 70 euroga, ma saaksin niimoodi Riiast Tallinnasse supsata. Ja olin nõus, võtan, hakkasin andmeid sisestama, kõik oma e-mailid andsin neile ilusti, oma krediitkaardi andmed jõudsin sisestada. Ja enne seda, kui sa paned see viimane nupp, et confirm, on seal päriselt sellises hallis, väikses kirjas, mida ma õnneks lugesin, et kuna ma jätan auto teise kohta, siis tuleb ühekordne lisatasu 114 eurot. Ehk siis nagu, kui ma poleks seda lugenud, siis ma oleksin saanud omale üle 200 eurose kogemuse, mis näitabki seda, et kui ma panen algusest peale kirja, ma tahan sõita Riiast ja jätan auto Tallinnasse, et miks te mulle näitate seda 80 eurost hinda, kui tegelikult on see üle 200. Nii et saate aru, miks mul on teatud usalduse probleem. Aga lähme siis saate teemadega edasi. Youngtimer Camp. Youngtimer on siis selline noorklassik. Seda ei ole täpselt paika pandud Eestis, seal on tavaliselt tõmmatakse see 25 aasta peale. Toimub Laitse rallipargis 25. juulil. Kas sina oma Saabiga lähed? Täitsa võib juhtuda, et külastan ka, jah, et kirja ma ennast pannud. Nii et see oli lühike äramainimine, laupäev 25 juuli, Laitse rallipark, minge kindlasti kohale, seal on tõeliselt kihvtid autod, me oleme seda iga aasta siin kajastanud, vanemate inimeste jaoks on seal sellise nii-öelda nostalgiapäevad, kõik näevad neid autosid, mida nad 80-ndatel, 90-ndatel igatsesid ja kõik teised nooremad inimesed saavad kogemuse võrra rikkamaks. Aga saate alguses tegelikult jäin Karliga lobisema, et see Saab, et miks sul see Saab siis niimoodi tuli, et mina tean, et sul pidi üks teine auto olema juba tükk aega, kui sa meile tööle tulid, sa juba rääkisid, et sul on rootormootoriga Mazda RX8. Jah, et tõepoolest, et sihukese finantsõnnetuse omanikuks ma olen saanud. Miks ma selle eraldi teemaks tahtsin võtta, et see isegi ma ei taha sinu selles mõttes õnnetuse, väga seda nugase laavas keerata. Räägime lihtsalt natukene inimestele, kes ei tea. Et ma tõin siin eraldi välja, et tegemist on rootormootoriga. Kõik teavad, et on bensiinimootor ja siis mõni teab täpsemalt veel, et seal on Boxer ja siis veeasetusega ja mis on rootormootori kõige põhilisem erinevus nendest mootoritest, mis meie enamikel kapoti all on? Kõige suurem erinevus tuleb siis seal, et rootormootoril puuduvad kolvid kui sellised, et niisuguse kompaktses väikse koja sees pöörlevad siis 2 rootorit, teatud juhtudega näiteks enam, et Mazda on ehitanud ka 3 või 4 rootorilisi autosid, aga RX8 näitel on siis 2 rootorit, mis siis nagu nii-öelda kolbide asemel toimivad. Okei. Aga miks ma peaksin endale siis tahtma, mis ta annab juurde või mis on tema see iseloom või erinevus? Põhimõtteliselt on see, et rootormootoril on palju vähem liikuvaid osi autos, mis tähendab ka seda, et nagu sellised katastroofilisi rikkeid no otseselt juhtuda ei saa, et rootormootoril põhilisteks kuuluosadeks on tihendid, et tipu- ja küljetihendid, mis tuleb siis teatud aja jooksul ära vahetada näiteks. Aga otseselt nagu loogilisi põhjuseid selle autos miks ei olegi, et nad on väga õli- ja kütusejanused ja nõuavad natukene õrnemat hoolt, aga see sõidukogemus, mis sealt vastu saad, et see on nagu palju ägedam minu jaoks kui niisugusest tavalisest võib-olla võrdväärse jõuga 4-silindrilisest. Okei. Teeme siia väikse pausi ja siis ma pinnin natukene Karli jaapanlaste teemal edasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Rivistasin Karli siin üles kõigi tema autodega ja hakkasin küsima rootormootoritest. See RX8, ma saan aru, et selles seisus ta sul hetkel ongi, et ta ei ole isegi, me siin viskasime nalja, et katki, vaid see ongi just see sama see tihendite vahetus ja asi seisis sul ees.
mida tuleb teha? Jah, tõepoolest, et sügisel natuke sõidetud, talvel võtsime mootori välja, üks kohalik meistrimees, et viis sellele põhimõtteliselt kapitalremondi läbi, et nüüd on mootor tagasi haista vahele, et siin lähinädalatel ilmselt tuleb ka lõpuks uus käivitus ja sisesõit. Okei, kui nüüd sa oled seal ühte teist ise teinud sõpradega, siis see meistrimees, aga kui keegi on huvitatud näiteks RX8 ostmisest, mis suurusjärgust me räägime, kui keegi tahab samamoodi selle tihendite töölast ära teha? Lihtsalt kas profülaktiliselt, ütleme, ta ei tea selle ostetava auto ajalugu, mis suurusjärk see jääb? 1000, 2000, 5000? No esiteks tuleb silmas pidada, et Eestis nagu nii-öelda sellist rootorit nii-öelda remontijaid või spetsialistid, neid on tegelikult väga vähe. Et minul näiteks tihendite ja kogu muu sinna juurde kuuluva, et see läks koos shippinguga nii-öelda üle 1000 euro umbes natukene, et selle lisandub siis tööhulk, mis tulebki siis selle vastava spetsialistiga nii-öelda kooskõlastada, et mul on läinud selle auto mootori taastamise peale, et keskmiselt 2000. Okei, ja kuna sa siin oled ja me hakkasime rääkima nendest jaapanlastest ja sa mainisid, et RX8 rääkisid mulle ennem, et see hästi, või rootoritel üldse on see hästi kõrge pöörete arv. Jah, et näiteks eriti vabatehingavatel rootoritel, et RX8 on jah see, et 9000 on tehase poolt piiraja pandud. Just, aga sa käisid tegemas nii-öelda nostalgiasõitu või Honda S2000. Ma tean sellest autost natuke ja põhimõtteliselt enamik või see kõige esimene fakt, mida alati välja tuuakse Honda S2000 puhul on see, et see läheb samuti väga kõrgelt. Jah, et Honda S2000 on, no võiks öelda, et see nii-öelda sõidukogemus, et me tõime sinna nii RX8 kui ka S2000, et mõlemad on tegelikult sama ajastu autod, et mõlemad on tagaveolised, hästi hea juhitavusega, manuaalkastiga sportautod ja ka mõlemad mootorid on tegelikult üsna põhimõtte poolest sarnased, et läheb ta hästi kõrgele pöördesse ja vabalt hingavad. Miks peab auto kõrgelt pöördes minema? Peale selle äge hääl on? Vabalt hingaval vanal niisugusel mootoril ongi, et kõrgemal tuleb see jõud teha ja osaliselt see on nagu isegi lahedam minu meelest, kui niisugune näiteks tänapäeval enamik turbokaid, et see madalal ja keskmises pöördevahemikus, et sealt tuleb kogu see lõbu nagu kohe kätte, et vana autosid nagu naudid teistmoodi. Kumb neist lõbusam oli? See on nüüd raske öelda, aga eks minu jaoks on subjektiivselt RX ikka lõbusam. Okei, kes ei tea, siis RX8 on tegelikult 4-kohaline ja tagumised uksed on mingid sellised poolikud, et nad avanevad vastupidises suunas. Kui palju seal reaalselt tagaistmel ruumi on? Jah, selline uste lahenduse nimi on Suicide Doors, et nad avanevad et natukene teistmoodi ja tegelikult sinna taha on täitsa võimalik ühe täiskasvanud mehe täiesti rahulikult istutada, et kahekesi võib-olla läheb jah kitsalt, aga muidu on isegi täiesti võimalik elada selle autoga. Ja S2000 on puhtalt 2-kohaline cabrio? Puhtalt 2-kohaline, jah. Just. Mis nende hinnad tänapäeval? Ma tean, et S2000 on kerkinud päris korralikult, alla 10 000 vist, Honda S2000 kindlasti enam ei saa. Enam mitte kõik, jah. Aga RX8? Vot see on niisugune otsimise asi, et praegu võib turult leida neid sisuliselt ka 1500 euroga, aga sellele järg... 1500? Okay. Aga see tähendab seda, et see on siis kõik tuleb üle teha? Tõenäoliselt mootorirement on suht 100%, jah. Aga niisugune korralik RX8, 5000 eurot, et seal ringis võib isegi täitsa asjaliku mudeli leida. Muidugi tasub silmas pidada, et mida hilisemad mudelid on, et seda paremad nad nagu on, et Mazda töötas mitu mootori revisiooni nagu kogu RX8 Renesise mootori eluaja jooksul välja. Mazda hetkel ei tooda ühtegi rootormootoriga autot, fännid ammu ootavad, et see tagasi toodaks, kõlakad käivad, keegi ei tea, aga kas Mazda ongi põhimõtteliselt ainuke olnud, kes päris suurelt seeria tootmisesse rootormootorit tegi? Põhiliselt suurelt jah, muidugi rootormootorid on proovinud toota ka näiteks Citroen, kelle GSP rootor on niisugune üks haruldane võituklassik. Rolls-Royce proovis kunagi teha diiselrootorit ja kõige esimeseks rootorautoks vist üldse oli mis see NSU mingisugune täpselt ei mäletagi, mis selle nimi oli, aga see oli üks esimesi.
Okei, see tehnoloogia jah, et Mazda on seda aastakümneid elus hoidnud kuidagi ja see on nende lapsuke ja nad ilmselt kas või vähemalt maine mõttes üritavad võib-olla midagi veel teha. jah, et räägitakse, et tuleb elektriautode sõiduulatuse pikendajana tagasi. Nii, natuke väike sissevaade sellistesse huvitavatesse jaapanlastesse, kuna Karl juba siin oli, tulist ära kasutada, aga selle saate osa lõppu saab veel ära mainida, et kuigi Goodwoodi kiirusfestival, mis oleks pidanud toimuma eelmisel nädalavahetusel, mina oleksin olnud seal esireas, jäi loomulikult ära tänu sellele või selle õudse viiruse tõttu ja sügisel septembris pidi toimuma Goodwood Revival, mis on klassikutele pühendatud festival, kus siis Goodwoodi seal ringrajal päriselt sõidetaksegi väga vanade, väga ägedate, kiirete ja ühtlasi ka väga kallite autodega. See on tõesti koht, kus inimesed seal oma 3, 4, 5 miljoni dollariliste ainueksemplaridega hakkavad võidu sõitma ja teate küll, mis siis juhtub, kui inimesed võidu sõitma hakkavad. Nad algus mõtlevad, et ma natuke, lihtsalt nalja pärast, aga siis tuleb adrekas sisse ja jääb ära ka Goodwood Revival, aga 16. kuni 18. oktoobrini toimub selline asi nagu virtuaalne Goodwood, ehk pannakse 2 üritust kokku, publikut sinna ei lubata, küll aga tuleb väga palju osalejaid ja hakatakse tegema hästi kõvasti seda sotsiaalmeedias erinevatel kanalitel üle kandma. Ja ma arvan, et kui tegemist on juba oktoobri keskpaigaga, siis ega siin Eestis ka palju muud teha ei ole sellisel ajal enam kui nädalavahetusel, panna lihtsalt see stream omal käima ja ma lugesin ühest blogist, et esimest korda üle 55 aasta hakatakse seal, üritatakse murda 55 aasta tagune Goodwoodi ringirekord. Ma täpselt ei saa aru, miks see nii kaua on püsinud, üks selgitus oli see, et seal ei ole peetud nagu pärast seda selliseid ametlikke võidusõite, et seal ongi klassikute võidusõidud, mingid hobiautod käivad, aga igatahes selline parima ringiaja tegemise asi hakkab seal pihta ja kujutage ette, kui seal igasugused klassikud seda üritama hakkavad, saab olema kihvt. 16 kuni 18 oktoober. Teeme see väikse pausi ja siis oleme autotunniga tagasi. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotund tagasi. Räägime siis elektriautodest. Me ei saa vist enam üle ega ümber üheski saates. Tuleb taas uudiseid kogu aeg peale. Nissan Ariya. Minu arust on see Nissanilt väga suurim autouudis vist peale, ma ei teagi, Leafi. Sest et Nissan, Eestis vähemalt ikkagi kõigi jaoks on Leaf muutunud juba Nissani selliseks standard siuke. Standard, jah, just. Eesti kõige levinum elektriauto, põhimõtteliselt esimene elektriauto, mis päriselt sõita kannatas, oli Nissanilt. Ja nüüd siis näidati Nissan Ariyat, mis on loomulikult linnamaastur. Kuidas sulle tundub? Mis klassi ta nagu ennast mahutab? Sest piltidelt on väga raske midagi öelda, sest ta on selline munajas, parasjagu ulmeline. Ma eeldan, et see on ikkagi juba tootmisküps auto, mitte kontsept enam. Päris kobakas. Pisut isegi siuke mahtu universaalilik. Just, et kas ta on nüüd Leafist ikkagi tunduvalt suurem? Kas ta on selline X-Traili mõõtu? Oled sa aru saanud? Mulle tundub kuidagi siuke Lexus RX-i mõõtudes. Aga lausa nii suur? Jah, et isegi sain natukene Lexuselik, peaks ütlema, et siukesed jooned, et mõned on nagu täitsa sarnased. Sõideulatus hakkab sellel autol olema umbes 400 kilomeetrit, mis on natuke rohkem kui siin viimasel ajal välja toodud näiteks Opeli ja Citroeni väiksed linnamaasturid. Kiirus 200, mis elektriautode puhul ei ole kunagi väga mingi näitaja ja kiirendus 100-ni 5,1 sekundiga. Aga mis mul silma jääb lisaks ulmelisele välimusele, on ka muidugi see, et seest on Nissan astunud päris tugeva sammu edasi, vähemalt nende piltide järgi. Ilmselgelt see interiör või selle dekoor, mis siin on, ilmselt vist ei saa olla päriselt puit,
sest kui sa peale vaatad, see on niimoodi, et seal on teatud nupud ja asjad on puutetundlikud ja nad kumaksid justkui läbi puidu. Just hologramm. Jah, hologramm, et sa vajutad seda kohta, kus siis peaks olema, see näeb stiilne välja. Mulle väga meeldib puit auto interiöris ja ausalt, et ma ei oska ka väga nagu vastu olla, kui see on tegelikult plastik, aga ta on suudetud teha nagu enam-vähem puidu moodi. Igal juhul, kui mul on valida kas puidu moodi plastik või tavaline plastik, siis miks ta ei võiks siis juba olla ilus. Baasmudel tuleb 65 kilovatise akupakiga, mis kiirendab 7,5 sekundiga ja sõidab 360 kilomeetrit. Mul enne meie täpsustamata. Ja tuleb ka suurema akusüsteemiga versioon, mille sõiduulatus on lausa 500 kilomeetrit, nii et valikut tuleb. Leafi on ka vist praegult 2 versioonis. Just, et see Leaf vist oli pluss. Ma ei tea, kuidas see tundub, kas see Aria saab sama populaarseks kui Leaf? Mis ta maksma võib hakata? Vist ei ole veel avaldatud, aga siukene 45 000 kandis, ma arvan, et tuleb ikka. Okei, et ta ei tule sinna sellesse 30 pluss, kus hetkel nagu käib kõige kõvem konkurents. Jah, et Nissanil on siin nagu üsna raske tead ka olnud, et see auto peaks märkima ka nende siukest tagasitulekut. Ja mis tegelikult kõige märkimisväärsem on see, et Nissan on Aria puhul lõpuks loobunud põhiliselt nende poolt kasutatavast sellest CHAdeMO või CHAdeMO laadimisstandardist. See, mille järgi on ehitatud kogu Eesti praegune see Elmo laadimisvõrk, mis meil siin 5 aastat tagasi tehti, kõik teavad, et seal saab laadida neid Mitsubishi Mieve ja Nissan Leaf'e ja kõik tänapäevased elektriautod kahjuks seda standardit ei söö, siis nüüd läheb Nissan Aria samuti üle CCS laadimisstandardile. Kunagi, kui ma rääkisin Nissani ühe arendusinimesega, kes siin Eestis käis, siis tema rääkis, et nad on hoidnud sellest CHAdeMOst kinni sellepärast, et CHAdeMO standard võimaldab 2-suunalist nii-öelda seda elektriliikumist, ehk et auto suudab anda ka elektrit võrku vajadusel, et sa saad kasutada seda nii-öelda elektrivõrgu osana, aga et CCS-il tuleb samasugune standard aastal 2025, nii et nüüd see on ilmselt kindel ja Nissan on aru saanud, et neil ei ole mõtet enam vastuvoolu ujuda selle CHAdeMOga, sest keegi ei taha seda. Ja Nissani kõrval tuli ka teine elektriauto uudis, BMW, või mitte uudis, aga vist siis täiendus, sest et seda, et BMW teeb elektrist linnamaasturid iX3, me teeme juba ammu, nüüd siis anti midagi täpsemalt teada. Kas see on Aria konkurent? Suuruse poolest ma arvan, et täitsa isegi natuke küll, jah. Sõideulatust lubatakse VLTP alusel lausa 460 kilomeetrit, mis jah, kui seal Arial oli üks versioon ju kuni 500. BMW X5 on päris raske, või X5, iX3, näed, nii kui kuuled sõna BMW, siis kohe aju ütleb X5. Peaaegu 2200 kilo ja kiirendus on 6,8 sekundit, ehk siis BMW ei lähe selle iX3-ga seda sellist sportelektriautode teed, et põhiline oleks ikkagi Teslale ära nähvata, vaid selline mõistlik kulgur. Millal see müüki jõuab? Seda, ta peaks kiiresti tulema. On räägitud, et see aasta, kuidas kogu see COVID nüüd seda mõjutas, raske öelda, aga loodetavasti ta siis jõuab. Siin on öeldud. Esimesed elektrilist linnamaasturid peaksid omanikeni jõudma tuleva aasta märtsis. Nii et jääme siis ootama. Loodetavasti jõuavad ka. Veel, Ford ja vahelduseks mitte elektriauto uudis, vaid maasturi uudis ja päris maasturi uudis. Väga pikalt oodatud ja samamoodi näidatud, vihjatud, igasugust varjatud fotodel Ford Bronco. Eestis ei ole see väga tuntud mudel. Ameerikas väga legendaarne selline suur, korralik päris maastur. Et kas oled Eestis üldse kunagi mõnda Broncot näinud? Vanemaid mudeleid. Üksikuid ikka olen näinud jah, aga sellega asi piirdub. Et need klassikalist Broncot praegult pidid olema Ameerikas kuum kaup, mida võib-olla ostetakse väga palju tänu sellele, et kõik teadsid, et tuleb uus, et siis sa saad äkki hakkab hinda kerima. Neid taastatakse, neid modifitseeritakse, ehk siis vana Bronco välimus ja kaasaegne tehnoloogia, aga
uus Bronco tuleb ja astub põhimõtteliselt väga valusalt kandadele sellistele autodele nagu Jeep Wrangler ja siis Land Rover Discovery, mitte Discovery, Defender, uus Defender. Et kui Defender on tegelikult vähemalt hinna mõttes ikkagi klass kõrgem, et minu arust Defenderit naljalt ikkagi alla 50 000 ei saa, siis Bronco hakkab vähemalt Ameerikas, minu arust läheb ta kuskile sinna 30 000 kanti. Ja isegi allapoole 30 000 hakkavad hinnad. Et sellest tuleb ka veel selline väike sport Bronco versioon, mis on veel väiksem, aga piltidelt on vähemalt, arvestada seda, kui palju seda oodatakse, milline see auto välja näeb, siis kindlasti saab tegemist olema müügihitiga, sest et kui Jeep Wrangler on siiamaani selliste päris maasturite elustiil, ühesõnaga päris maastur, aga ühtlasega elustiili auto turul olnud võrdlemisi üksinda, siis Bronco tuleb ja ampsab sealt selle tüki ära. Kihvt, stiilne, hästi palju modifitseerimisvõimalusi, katuse saad ära võtta, ilmselt uksed ära võtta, kõik sellised asjad. Ja kahjuks Eestisse seda, või tähendab Euroopa turule seda esialgu ei tule, aga ma arvan, et neid hakatakse siit üle suure ookeani tooma konteinerite kaupa. Nii, räägime põgusalt ära selle Maserati. Räägi, kas Maserati paneb poe kinni või nad ei pane, minu arust ei ole neil tükk aega ühtegi uut autot tulnud, aga nüüd nad tulevad välja mingit uute mootoritega. V6, millel on äge nimi Nettuno, see on 630 hobujõudu ja pöördemomenti on 730 Newtonmeetrit. Ja see kasutab põhimõtteliselt vormel 1 tehnoloogiat, aga kuhu see mootor läheb? See läheb tulevasse MC20 superautosse, mis omakorda pärineb 2004 aasta MC12 superautost. Keskmootoriga Maserati, ühesõnaga Maserati sportautode maailmas on olnud tükk aeg vaikus. Neil on olnud see Grand Sport, siis selle Grand Cabrio versioon, võrdlemisi selliste juba aegunud, kuigi väga ägedate V8 mootoritega ja nüüd siis Maseratil uus tulemine, väga hea, tundub, et ei hakata pille kotti panema ja nende sedaan Kiblisse pandi hübriidmootor, aga see ei ole eriti huvitav, ma ei oska sellest midagi rääkida. Jah, et see on 4-silindriline turbomootor, et millel on abiks veel elektriline ülelaaderkompressor. Kibli on üldse selline auto, et see on, kuna Maserati mudeli valik on hetkel selline väike ja siis nad ei saa neid päris niimoodi maha tõmmata, aga ka Kibli on võrdlemisi juba aegunud ja mitte just eriline müügihitt ja see hübriid on ilmselt vajalik lihtsalt selleks, et seda üldse veel müüa võiks või saaks. Aga nüüd teeme küll pausi ja siis kihutame läbi Karl-Eeriku proovisõitude. Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Nii, Autotund on tagasi, stuudios Tarmo Tähepõld ja Karl-Erik Idasaar Geenius autoportaalist. Olen nüüd palju rääkinud, annaks nüüd sõna sulle jälle. Kuigi me rääksime siin Coupé, Mercedes, maasturitest ja igast põnevatest asjadest, alustame Honda Jazziga. Honda Jazzil tuli välja täiesti uus mudel, nüüd vist äkki 3. põlvkond? Jah, et tegu oli selle aasta ühe üllatuste rohkema proovisõiduga, et jaapanlased on tõesti vaeva näinud, et siukesse väikesesse autosse on pakitud ikka hulgaliselt nutikaid ja efektiivseid lahendusi, et Jazz hübriid on nagu huvitav selle poolest, et keskmine kulu oli tõepoolest, et jääb kusagil sinna 2-3 liitri 100 kanti. Tegemist on bensiinimootoriga, eks ju? Tegelikult on elektriauto, mis kasutab bensiinimootorit nagu üsna efektiivselt. Üsna harva. Harva jah, et Honda Jazzil on tegelikult nüüd 3 mootorit, et tal on üks 1,5 liitrine Atkinsoni tsükliga bensukas, mis toimib ja siis tal on generaator on toimiv elektrimootor ning veoeesmärkidega elektrimootor ja põhimõtteliselt kõiki 3 kombineerides, et võib niimoodi teha, et paned kuu alguses paagi täis
ja et kui sa oled niisugune vähenõudlik inimene, et siis ma arvan, et sa võid rahulikult siin linna vahel kuu-poolteist sõita niimoodi, et tanklaid külastama ei pea. See on päris tugev müügiargument. Kui mina jälle, muuseas, mul ei ole õnnestunud uut Honda Jazzi oma silmaga veel näha, sellest tuleb või on juba kohal ka see selline nii-öelda natukene maasturlikum või siis võltsmaasturlik versioon, mis ei ole ülemäära ilus. Ja uus Honda Jazz ise ka, et ta on natukene minu silma jaoks, kuidas ma ütlen, vastuoluline. Kui sa nüüd päriselt selle autoga sõitsid, seda vaatasid seest väljast, mis mulje ta siis päriselt jätab? Noh, niisugune natuke futuristlik, aga mitte just liiga silmatorkav. Aga mitte halvas mõttes? Jah, et minu silmad ei riiva kindlasti, et salong oli näiteks, väljas küll, aga salong oli minu meelest üks huvitav, et niisugune nagu poolel teel Honda poole, mis on niisugune ekraanimeri nii-öelda. Okei, jah. Sõitis kogu selle elektri ja kõik need Atkinsonid ja asjad, mis sa siin mainisid, kuidas ta sõitis? Kas ta sõidab nagu elektriauto? Kas ta sõidab äkiliselt? Kas ta sõidab vaikselt? Linna vahel absoluutselt väga vaikselt. Kui maanteel satud, siis nii vaikne muidugi ei ole, et niisugune väike auto, et rehvimüra tuleb päris palju sisse ja kuna proovisõit jäi mul täpselt selle nädalavahetuse tormi peale, et siis puhus teelt minema? Teelt minema ei puhunud, aga ütleme, et tuulte meelevallas on Jazz natukene abitu, et tuleb ikka kroolist kõvasti kinni hoida. Aga see Jazzile omane juba esimesest põlvkonnast alates väga tohutu praktilisus, mida ma olen ise nii täitsa esimese kui teise põlvkonnaga saanud isiklikult kogeda, kus, kes ei tea, siis näiteks tagaiste käib, põhimõtteliselt kuidagi ette nagu pinki, et sa saad selle tagaistme tõsta, selle tagaistme põhja ülesse ja sinna veel asju paigutada, et ta on uskumatult mahukas auto. Just, et selle lahenduse nimi on Honda Magic Seats ja selle Jazzi puhul on veel asi, on tegelikult veel ruumikam, et allugitel on hübriidakud, need on paigutatud siis pagasiruumi alla, aga kütusepaak on siis viidud juhiistme alla ja taga on tõepoolest, et istusime sõpradega, kes on päris pikka kasvu, et 3 taga ja ei saaks öelda, et ennast halvasti tundsime. Okei. Vaatasid sa või näiteks proovisõidu versioon, kui palju ta maksab? Baasind hakkab 20 000 eurost ja prooviauto koos kõikide tulede ja viledega, et ta jääb sinna 24,000–25 000 kanti, mis on muidugi niisuguse väikese auto kohta vaieldavalt võib-olla üsna kallis, aga samas igapäevased kulud kindlasti kompenseerivad selle ja ühtlasi puuduvad ka selle hübriidiga siis niisugused pistikhübriidiga seotud tüütused nii-öelda, et laadimine ja et väga efektiivne auto igal juhul, et ja nii palju kui vähemalt esimene teine põlvkond näitab, siis on Jazz olnud ka väga vastupidav auto ja järelturul tegelikult hoiab päris hästi hinda, nii et see võib sealt, kes väga armastab arvutada, arvutab võib-olla isegi välja, et see 24 000 selle väikse Jazzi eest ei olegi lõppkokkutes väga palju. Aga lähme väiksest Jazzist kiiresti edasi natukeseks ka väga suurte Mercedesteni. Sul oli 2 proovisõitu Mercedese Coupe maasturiga olid. Jah. Ärge nüüd üldse tundke ennast halvasti, kui teil kõik need GL-d ja GLC-d ja Coupe'd sassi lähevad, sest minul lähevad ka. Aga sisuliselt on tegemist natuke suurema Coupe maasturiga. Coupe maastur tähendab siis ikkagi 4 ust, aga see langev katuse tagasa. Just. Tänapäeval väga populaarne. Ja natuke väiksemaga, mis oli GLC. Mille poolest nad erinesid, nagu üks oli bensukas ja teine oli hübriid? Ei. Üks oli bensiinhübriid ja teine oli siis diiselmootoriga. Puhas diiselmootor? Just. Puhtalt, kuidas ma ütlen, subjektiivne sinu arvamus, et kumba sa eelistad, jätame hinnad kõik kõrval, lihtsalt puhtalt jõuolliks. Vajutasid ühega, vajutasid teisega, kumb oli mõnusam? Mulle endale meeldis GLC rohkem. GLC oli siis see pistikhübriid? Jah, et kas juba tegelikult mõlemaga sai ette võetud sellised pikemad reisid, et mõlemal nagu praktilisus sai ikka ülemäär kasutatud, et GLC puhul, et pakkisime auto väsinud ülikooli tudengid täis ja nende varustust ja GLE-ga näiteks vedasin ma
päris suurt ja lahmakad mootorikraanad okay. Et Coupe Masteriga on täiesti võimalik nagu siukse asja korda saata. Aga GLC iseenesest oli nagu väiksem, et salong on ka, et Mersudel on praegu tõesti salongides hea aeg, et väga hea koht, kus olla, et mõlemad sõidavad muidugi nagu Mercedes ikka, et nagu unistus, aga GLC on nagu igapäevaseks kasutuseks, et juba suuruse poolest, et GLE on, et noh, ta on ikkagi üsna massiivne. Jah, et kui saaks hakata komplekteerima unistuste autot, siis tõesti, et kogu selle salongi asja võiks küll võtta Mercedeselt ja siis hakata seda laduma kuskile võib-olla mõne teise auto kerre, aga see GLE ehk siis see suurem ja diisel, kui võimas ta siis oli? Tegu oli siis Mersu hetkel kõige võimsama diiselmootoriga üldse, mis kunagi tehtud on, et ta oli vist 240 kilovatti, et sinna kanti jäi. Ja oli aru saada, et diisel? Või ei olnud enam? Kusjuures enam nagu väga jah, et mida aeg edasi, seda nagu rohkem see piir ägustab, vähemalt niisuguse sõidutunde poolest, et vana diiselautoga tuleb ikka see klek hääl on ju, aga niisuguse uuemaga, et tegelikult üldse uute autol, et nad ei tee enam nagu niisugust traktori häält ja mis Mersudel on see, et neil on nüüd rida 6 diislid, mis on siis muidugi äärmiselt nagu vibratsioonivabad, et hästi sujuvalt lähevad edasi, et nagu ei tekigi nagu erilist niisuguse auto puhul nagu vajadust või nagu tahtmist, et kas mul ikka on bensiinimootorit vaja. Puhtalt, kui me võtame nüüd enam-vähem 2 sama klassi autot, ma tean, et sul oli see nädalavahetus, kus me praegult siin oma saadet teeme, Alfa Romeo Stelvio Veloce, mis on küll bensiinimootoriga, aga kui sa nüüd istud, Stelvio Veloce peaks olema põhimõtteliselt sama klassi auto, mis siis GLC. Just. Eks ju. Kui sa nüüd istuks ühes teise, siis tagasi, et kas Mersu on ikkagi klassi võrra kogu oma sellelt olemuselt, see, mis sa näed ja katsud Stelviost, Alfa Romeost kuskil eemal või ei ole, et kas see saksa kolmik on jätkuvalt teistest nagu kuidagi eespool või? Mõne üksiku lahenduse poolest on Mersu kindlasti ees, aga üldjoontes tegelikult, et need trepiastmeid seal vahel on ikka vähe. Vaikus, kõik ergonoomika. Mõlemad, mõlemad on vaiksed, hästi mugavad, et ergonoomilised, mõlemad sõidavad väga kenasti, et Mersu puhul see põhiline vahe, mis ma võib-olla tookski sisse Alfaga, on infosüsteem, mis on arenenud. Ikka päris kaugelt ees, kuigi Alfa just sai selle infosüsteemi uuenduse. No selge, saate aeg on kahjuks läbi, aga mul on väga kahju kõikidest inimestest, kes on tänasel päeval põhimõtteliselt otsustanud, et neil on vaja ühte linnamaasturit. Sellist suurt, võib-olla ühesõnaga, mis iganes otstarbeks, see valik on lihtsalt nii tohutult jõhkralt suureks läinud igas hinnaklassis, et sul on nagu kõik erinevad mootorid, sul on kõik erinevad keretüübid, ehk siis sa pead veel otsustama, kas tahad kupeekerega GLE-d või tavalise kere GLE-d ja siis sa näed seal kõrval veel GLC-d ja siis tuleb sealt ühesõnaga. Oi, kui raske on see inimese elu praegult, aga võib-olla on järgmine nädal juba kergem ja kohtume siis. Aitäh! Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotundi toetab Alexela. Alexela kodukaardiga kütus kuni -5 senti liitrilt.